10. septembril aastal 1991 avaldas ansambel Nirvana USA's singli Smells Like Teen Spirit, mida tabas täiesti ootamatu edu. Kuigi tegu ei olnud nii-öelda peavoolumuusikaga, jõudis nende teine album Nevermind edetabelite tippu ja võitis lõpuks teemantalbumi tiitli. Plaati müüdi üle 30 miljoni eksemplari. Laulu Smells Like Teen Spirit peetakse nii-öelda X-generatsiooni noorte revolutsiooni hümniks. Nirvana eesotsas oma liidri Kurt Cobainiga viljeleb stiili, mida nimetatakse grunge'iks, mis on punkmuusika üks liike. Kurt Cobain maadles oma elus narkootikumide ja depressiooniga ning ta sooritas enesetapu, kui oli alles 27-aastane. Tema surma kohta levib küll mitmeid teooriaid, mis väidavad, et Cobaini surm ei olnudki siiski enesetapp, vaid pidi olema lavastatud. Tuhande 1975. aastal lahkus tõenäoliselt Eesti läbi aegade kuulsaim laulja Georg Ots. Ots alustas laulmist õpetaja Aleksander Arderi käe all. Hiljem sai tema õppejõuks Tiit Kuusik. Ots laulis ühtmoodi hästi nii klassikalist repertuaari kui ka tolleaegset levimuusikat. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamad juunikuu ööl. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamad juunikuu. Ta võitis tohutu menu üle Nõukogude Liidu ja oli ülimenukas ka Soomes. Mitmete Eesti heliloojate looming sai laiemalt tuntuks just tänu Georg Otsale. Sinut kerran löysin ystäväin, kullit hetken Veidi imelikke musti prille kandis Ots tervislikel põhjustel, kuna arenev haigus muutis silmad valgusele väga tundlikuks. Tallinnas on Georg Otsa nimeline muusikakool. Pikka aega Soome ja Eesti vahet sõitnud ainuke reisilaev kandis samuti laulja nime ning tema nimeline on ka 1996. aastast üks avastatud väike planeet. Ühine jalutusretk ning unistav hetk, nii algas see kõik. 11. september jääb maailma ajalukku kindlasti Ameerika kaksiktornide kokkukukkumise tõttu. Kuid sel kuupäeval, aastal 1935, on sündinud maailma kõige mängitavam täna elav helilooja eestlane Arvo Pärt, kelle olulisust Eesti kultuurile on väga keeruline üle hinnata. Tema muusika täidab kontserdisaale, kirikuid, festivale ning isegi kinolinasid, sest Pärdi muusikat on kasutatud mitmetes ka Hollywoodi kassahittides. Kokku on tema muusika soundtrackiks üle 100 filmis. Arvo Pärt jääb ajalukku täiesti uue muusikalise stiili Tintin Naabuli loomisega. Seda iseloomustab äärmuslik lihtsus, läbipaistvus ja kolmkõlalisus. Tintin Naabuli stiilis on väga olulisel kohal vaikus ja järelkaja. Kas niisugust kaamerat ei ole, et kahele poole korga saaks? See pilt.
5, 7, 100, 1000, million, billion. 1, 2, 3. I'm ready. Pärt sai uue stiili loomisel inspiratsiooni renessansiaegsest madalmaade vaimulikust muusikast. Tema muusikat iseloomustatakse ka sõnapaaridega püha minimalism ja vaikuse muusika. Lohutaja, kurbuse pisarate kuivetamise rätik, õnnepisarate allikas, vabanemine ja lend. Pärt on sündinud Paides, üles kasvanud Rakveres, kuid elanud alates 80-ndatest Saksamaal. Tema kuulsamad teosed on Ailinale, Spiegel in Spiegel, Fratres, kantus Benjamin Britteni mälestuseks ja Aadama itk. Septembril aastal 1938 on sündinud veel üks oluline muusik. Mitte nii kuulus kui Arvo Pärt, aga oluline siiski, eriti meile hiidlastele, sest ma usun, et Aavo Tammet võib pidada Hiiumaa heliloojaks küll, kuigi tal otseselt Hiiumaa juuri pole. Aga elab ta oma metsamajakeses Emmaste lähedal ja mõtleb oma omnilisi mõtisklusi. Nimelt on ta enda jaoks välja mõtelnud nii-öelda omnilise filosoofia, mille märksõnaks on maalähedus. Looduslikest leidudest, puuoksad, tüved, valmistab ta omnilisi muusikainstrumente ehk omnuseid. Aavo Tamme sai kuulsaks Eesti estraadimuusika loojana. Tuntumad laulud, mida teadis aastakümneid tagasi iga eestlane, olid Mustamäe valss ja Aeg annab kõik. Korter on aus ja hea ning selle õnnest fortuna kiitma võtab ka ning iial kaugeid aegu kätte me ei saa. Võib-olla varjab kaugeid päevi kuulne loo, kui kes ei ihkaks olla veel kord vallatu ja Ta on ka suurepärane džäss-saksofonist. Täna astub ta üles peamiselt folkmuusikuna, kas siis oma torupilliga või laulu otsa üles võttes. 13. septembril aastal 1985 võitis MTV's Music Televisioonis parima grupivideo ja vaatajate lemmiku auhinna video tollaaegsete popstaaride ühislauluga We Are The World. Tegu oli heategevusliku singliga, et toetada Aafrika näljahädas olevaid inimesi. Laulu kirjutasid Michael Jackson ja Lionel Richie. Laulu laulis sisse ligi 40 popstaari. Singlit müüdi üle 20 miljoni. Laul tuli välja 1985. aasta märtsis ja tõusis kiiresti üle maailma edetabelite tippu ja sai kõige kiiremini müüdud Ameerika pop-singliks läbi aegade. Laul võitis 3 Grammy auhinda. Kogu projektiga koguti 63 miljonit Ameerika dollarit humanitaarabi. Aastal 1983 sündis Inglise lauljatar Amy Winehouse. Amy on taas üks äärmiselt andekas, kuid väga keerulise elu ja õnnetu elu lõpuga popstaar. Amy kuulsus saabus tema 2006. aasta plaadiga Back to Black, millega ta võitis lausa 5 Grammy auhinda
ja Emmy'st sai esimene Briti naisartist, kes võitis ühe õhtuga 5 Grammy't. 2007. aasta lõpuks oli plaati müüdud 4 korda üle plaatinaplaadi normi. Loomulikult ei olnud Grammy'd ainuke tunnustus tema väga edukale karjäärile, mis jäi aga väga lühikeseks. Amy Winehouse maadles terve oma kuulsuse elu alkoholi ja narkootikumide sõltuvusega ja jõi ennast sõna otseses mõttes surnuks. Amy Winehouse suri 28-aastaselt alkoholimürgitusse. I'm fine. Just try to make me go to rehab. I won't go. 16. septembril aastal 1925 sündis maailma üks suuremaid bluuskitarriste B.B. King. Et 2 nõrka B-d tema nimes tulevad artisti nimest Blues Boy. Teda on peetud üheks mõjukamaks bluusmuusikuks ja teda on nimetatud lausa bluusi kuningaks. Esimesed salvestused ilmusid juba 1940-ndatel ja ta on välja andnud umbes 50 albumit. Aastate jooksul kujundas King välja talle ainuomase kitarristiili. Tema mõjutajateks on olnud Blind Lemon Jefferson, T-Bone Walker. B.B. Kingi poolt viljeldud muusika kujutas endast ainulaadset segu traditsioonilisest bluesist, jazzist ja mainstream popist. Siiski oli tal paar rhythm and blues stiilis lööklaulu ka, näiteks 3 O'Clock Blues aastast 1951, mis oli tema esimeseks suureks hitiks. B.B. King pälvis oma karjääri jooksul 15 Grammy auhinda. Ajakiri Rolling Stones nimetas teda 2011. aastal kõigi aegade 100 parima kitarristi seas 6. Oma 60 tegevusaasta jooksul andis ta üle 15 000 kontserdi. And I can't even close my eyes. Oh, it's 3 o'clock in the morning, baby. I can't even close my eyes.